tere tulemast! Meil kõigil on mingi ettekujutus sellest, mida tähendab olla tark, eks? Aga mis siis, kui ma ütlen, et see arusaam on tegelikult täiesti vale? Täna vaatamegi lähemalt, miks see nii on ja mis see intelligentsus siis päriselt on. Okei, läheme kohe asja kallale. Mõtle korraks, me kõik tunneme ju kedagi, kes on paberil justkui täielik geenius, tippkoolid lõpetatud, tiitlid muljetavad, aga päris elus teeb ta sellised otsused, et hoia peast kinni. No miks see ometi nii on? Vaata, ajalugu on ju täis neid tüüpe, kes olid koolis, ütleme ausalt, täiesti keskpärased, aga muutsid maailma. Ja samal ajal on meil need kõrge IQ-ga ja uhkete kraadidega inimesed, kes, nagu siin näha, põlevad läbi või teevad lihtsalt rumalaid otsuseid. No, midagi siin ju ei klapi. Ja täpselt siin me jõuamegi asja tuumani, selle, mida võiks nimetada targa inimese paradoksiks. Kuidas on võimalik, et akadeemiline sara ei kandu automaatselt üle reaalse elu eduks? Selle mõistmiseks peame alustama kõige algusest. Ja see on meie aju ümbermõtestamine. On üks neuroteadlane, doktor Tatjana Tšernikovskaja, kes on näidanud, et me peame lahti laskma ühest väga sügavalt juurdunud eelduses selle kohta, kuidas meie mõistus tegelikult töötab. Ja see on ikka päris võimas mõte, kui sa sellele süvened. Absoluutselt kõik, millega sa oma aju toidad, raamatud, mida loed, filmid, mida vaatad, vestlused, mida pead, see kõik salvestub sinna igaveseks ja see kujundab pidevalt seda, kes sa oled ja kuidas sa mõtled. Ehk siis, teise sõnu. Kui sa tahad paremini mõelda, pead sa olema, nagu oma aju isiklik turvamees. Äärmiselt valiv selle suhtes, mida sa sisse lased, sest su mõtlemise kvaliteet sõltub otseselt su infodieedi kvaliteedist. Okei, nii et kui tarkus pole faktide tuupimine, siis mis see on? Tegelikult on see 5 võimsat vaimset nihet. 5 muutust mõtteviisis, mis pööravad pea peale selle, kuidas sa maailma näed ja sellega suhtled. Vaatame need nüüd ükshaaval üle. Esimene nihe. Unusta ära see pidev vajadus iga hinna eest võita ja õigus taga ajada. Proovi järgmine kord, kui kellegiga vaidled, hoopis küsida küsimusi. Püüa siiralt aru saada, kus tema tuleb. Sa võid päriselt üllatada, mis sealt välja koorub. Teine nihe. Lõpeta oma elu vaatamine nagu mingit seebiooperit. Tõsiselt. Su ebaõnnestumised ei ole mingid dramaatilised tragöödiad. Need on lihtsalt andmed. Väärtuslik info. Mida need andmed sulle sinu süsteemi kohta räägivad? Ja kuidas sa saaksid seda süsteemi paremaks teha? Kolmas nihe on sinu kõige kallima vara kaitsmine. Ja see ei ole raha, see on su energia. Küsi endalt pidevalt seda ühte lihtsat küsimust. Kas see on minu kontrolli all? Ja kui vastus on ei, lase sellest kohe lahti. Sa ei kujuta ettegi, kui palju vaba energiat see tekitab. 4. nihe võib esialgu tunduda natuke vastuoldine. Õpi vaikima. Meie tänapäeva lärmakas maailmas on vaikusest saanud tegelikult võimusümbol. Tihtipeale on nii, et see, kes kuulab rohkem kui räägib, on tegelikult see, kes olukorda kontrollib. Ja viimane, 5. nihe. Loo endale paus. Enne kui sa reageerid, lihtsalt oota. Anna endale 90 sekundit. Neuroteadus on näidanud, et see on täpselt see aeg, mis kulub emotsioonil sinu kehast läbivoolamiseks. Muidugi juhul, kui sa seda oma mõtetega takka ei õhuta. See väike paus, see võib muuta absoluutselt kõike. Nii et need 5 nihet on põhimõtteliselt nagu su aju operatsioonisüsteemiks. Tarkvara, mis aitab sul paremini mõelda. Aga isegi kõige parem tarkvara on ju kasutu kui riistvara, ehk siis su aju ise pole heas korras. Ja see toobki meid tagasi selle infodieedi juurde. Mõtle korraks ausalt, millega sa oma aju toidad? On see kvaliteetne kraam? Või on see, vaimne rämpstoit? See diagramm siin näitab üsna halastamatult, et enamik meist tarbib kahjuks liiga palju just seda viimast. Aga asi pole ainult selles, mida sa tarbid, vaid ka selles, kuidas sa mõtled. Doktor Tšernikovskaja toob välja 2 põnevat mõtlejatüüpi. On konnad, kes näevad detaile, fakte ja andmeid, ja siis on linnud, kes näevad suurt pilti ja seoseid. Tõeline tarkus, see on oskus olla mõlemat korraga, lennata kõrgel, aga vajadusel ka maanduda ja rohtu lähemalt uurida. Ja see viib meid ühe väga olulise mõtteni. Ära karda eriarvamusi. Vastupidi, otsi neid. Uued ja geniaalsed ideed ei sünni vaakumis. Need sünnivad just siis, kui sa räägid inimestega, kes näevad maailma sinust täiesti erinevalt. Ja mõnikord, uskuge või mitte, on parim asi, mida sa oma aju jaoks teha saad, see, kui sa ei tee mitte midagi,
Absoluutselt mitte midagi. Lase oma mõtetel lihtsalt vabalt uidata. Just nendel hetkedel, kui sa oled näiliselt laisk, sünnivadki need kõige suuremad läbimurded. Isegi sellised asjad nagu E võrdub MC ruudus. Aga teate, see kõik on tegelikult alles sissejuhatus. Me oleme rääkinud sellest, kuidas paremini mõelda. Nüüd aga lähme veel sügavamale ja küsime, mis asi see reaalsus üldse on, mida me oma mõtetega loome? Pange nüüd ennast valmis, sest me jõuamegi selle võib-olla kõige häirimama ja samas kõige olulisema küsimuseni üldse. Mõelge korraks sellele, kui sa kujutad endale ette, et kuuled mingit häält, siis sinu ajus aktiveeruvad täpselt samad piirkonnad, mis siis, kui sa kuuled päris häält. Sinu aju jaoks ei ole neil kahel absoluutselt mitte mingit vahet. Ja see omakorda viib meid lõpuks selle küsimuseni, mis võib sind terveks ööks ärkvel hoida. Sest kui sinu aju on see, mis loob sinu jaoks kogu maailma, siis mis tõend sul tegelikult on, et see kõik pole lihtsalt üks suur ja väga detailne halutsinatsioon? Nii et jah, kõige olulisem küsimus polegi see, kuidas paremini mõelda, vaid see, kus sa tead, et reaalsus, millest sa mõtled, on üldse reaalne. Jääge selle mõttega. Aitäh kuulamast!